Me äsja nägime, kuidas valmivad omatalu majakarbid ja seal on tõesti ainult karp, aga sinna karpi pannakse ka ühte-teist sisse ning üks koostööpartneritest on nüüd siin, see on IVT soojuspump, kes on pumpasid tootnud juba aastaid ja nüüd on nad täie rinnal tulemas ka Eesti turule, võib vist nii öelda. Jaa, võib nii öelda ja mis puudutab nüüd meid majatehased, need on ka pikaajalised partnerid meil olnud. Võib ka öelda seda, et tähistame sellel aastal 10 aastast turul olemist ja see tähendab ainult ühte, et võrdleks seda Eesti turgu täna 10 aasta kogemusega. Sellist faasi, kui on meil olnud ja värskelt meeles Kadakaturg, kus oli väga palju igasuguseid asju ja Kadakaturg muutus korralikuks ostukeskuseks. Ja ütleks, et soojuspumba alale 10 aasta jooksul on tulnud nüüd nii palju tegijaid, et parimad kindlasti on siin Eesti ehitusmessil, aga kui palju neid on veel, kes propageerivad soojuspumpasi, neid on natuke liiga palju meie turule. Ja kutsuks sellega üles ka mõtlema, et soojuspumbad enam ei ole mitte sellised võlumasinad, vaid see on ühiskondlikult teadlik suund mõjutada meie ostmisi, mõjutada energiasäästule ja soojuspump kui Carnot-masin, nagu mina seda nimetan, on üks väga kindel 1852 leiutatud tehnika, mis töötab turvaliselt ja säästvalt. Ja meie sääst enam ei ole nii palju rahaline sääst kui sääst CO2. Meie pehme maandumine praegu ehitusturul ei ole sugugi nii paha, kui me maandume 10%-ga 30%-st 20%-ni, siis meie nagu kasv on ikkagi Euroopas üks tugevamaid. Ja see tähendab seda, et teadlikud majatehased, majaehitajad kindlasti on pööranud pilgud meile, sest et meie oskame, meie teame, kuidas neid majasi säästvalt kütta, ventileerida ja toota tarbevett. No siin on nüüd öeldud, et lähiajal tõuseb elektri hind 5% ja siis uuel aastal jälle. Kas see tõus mingil maal mõju avaldab? Jaa, see on nii, et mul oli au viibida Eesti parlamendis ehk Riigikogus ja oli Rohelise partei energiasäästva komisjon, kus esitasin soojuspumpasi ja soojuspumpade suhtes on murrang turul, tulevad inverter-tüüpsed soojuspumbad, mis ei vaja enam lisatoeks elektrit, suudavad sujuvalt anda seda võimsust majale, mida see soojuspump, mida see maja just siis vajab. Ja suurematel tootjatel on, meil Eestis esimesena on paigaldatud, meil on esimese talve kogemus ja võime öelda ja näidata siin ehitusmessil, et see on soojuspumpade homne päev. Kui me nüüd soojuspumpadest laiemalt rääkides võime öelda, et Sabine Zainer on naine number 1 selles vallas, siis naine number 2, aga naine number 1 siin Eestis on siin. Sa nüüd juhatad IVT tsentrit siin Tallinnas Paldiski maanteel, see on üsna uus kontor teil. Jaa, me oleme alustanud alles suvel tegelikult ja ongi asi on paisunud hästi kiiresti. Et mitte keegi ei oleks oskanud isegi arvata ega oodata seda, et ta nii kiiresti paisub, et meil on nüüd servis ja meil on 2 meest ja meil on kogu maale toomine sellest meie tsentris. Ma arvan, et need ajad, kus need digised ja haisvad mehed kuskil katlaruumis olid, need on nagu kadunud, et neid enam tagasi me ju ei igatse, et ei ole tänapäeval, kui kunagi öeldi, et külmutuskapp on mingi luksusese, siis tänapäeval on ta igas majas, igas korteris ja mitte keegi ei mõtle selle peale enam, et täpselt samamoodi on arvatavasti tulevikumuusika see, et on igas majas see samane soojuspump, sest et ta on säästev, ta on hea, ta on puhas ja kui mehed reeglina ei oska isegi pesumasinat kasutada, et mis võib lihtsam naisel olla, kui soojuspumpa kasutada. Teil on selle messi raames, küll mitte siin messi ruumides, aga teie keskuses toimumas ka seminar. Ta on rohkem kui seminar, ma nimetaksin seda kick-offiks ja nimetaksin võib-olla uut sammu ja uut hingamist IVT-l Eestis. Kui siiamaani oleme teinud seda väga tihedas koostöös Soomega, siis me oleme saavutanud nüüd sellise oskuse 10-aastase koolituse kaudu personalile, et meid usaldatakse täielikult otse töötama Rootsi alla. Seda uut
hingamist Iivetel Eestis, tuleb ja kinnitab meile Kristen Persson, eksportdirektor Rootsist. See tähendab suurt usaldust meile. Me oleme saanud koolitust piisavalt, et me võime töötada iseseisvalt diilerina, maaletoojana, võrgurajajana, service, tahtsin öelda teenindus, mis on küllaltki oluline, sellepärast et soojuspump kui kütteagregaat on selles mõttes erinev teistest agregaatidest, et ta töötab maksimaalselt kasulikult madalatel temperatuuridel. Ja see on väga suur oskus, mida tegelikult küttemaailmas ei ole. Me ikkagi oleme rääkinud Rootsi kui suurt tehast, aga kui me räägime tänast omaniku Bosch-kontserni, siis Bosch-kontsern on tohutult suur hiiglane võrreldes väikse Rootsi tehasega. Ja mida ta näitab? Ta näitab seda, et suur hiiglane on märganud Rootsi oskust ja ära ostnud selle. Ja selle oskuse kaudu nüüd toodetakse sealt tehasest välja 10 brändi.